Tähelepanu kõigile laevadele. Tähelepanu kõigile laevadele Pärsia lahes ja Omaani merel. See on SEPA mereväe teade. Hormuzi väina ületamine on lubatud ainult SEPA mereväe loal ja määratud marsruutidel. Kui mõni laev üritab väina ületada ilma meie loata, AIS välja lülitatud või väljaspool määratud marsruute, vastutab ta kõigi võimalike ohtude tabajärgede eest. Siin räägid SEPA merevägi, lõpetan side. Trump valmistab vastulööki samal ajal, kui Iraan ründab laeva Hormuzi väinas. Singapuri lipu all sõitvat kaubalaeva Ever Lovely tabati Omaani ranniku lähedal piirkonnas, mis on maailmas energiakaubanduse jaoks eluliselt tähtis. Ameerika võimud omistasid tulistamise Iraanile, samal ajal kui Briti merendusagentuur teatas, et laev sai silla piirkonnas kahjustada, hukkunuid ei olnud ja keskkonnale mõju ei olnud. Rünnak toimus samal päeval, kui IRGC merevägi hakkas raadiosagedusel VHF laevadele teatama, et ületamine peaks toimuma ainult Teherani poolt lubatud marsruutidel ja loaga. Trump on nüüd vastuse keskmes. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus näitab patrullivaid F-16 hävitajaid. Ja Marco Rubio karmistab tooni iga katse suhtes kehtestada teemaks maks või Iraani kontroll rahvusvaheliste vete üle. Te nimetasite neid teokraatlikeks fanaatikuteks. Kas arvate endiselt, et see iseloomustab tänast juhtkonda? Vaata, asi pole selles, et ma seda usuksin. See on fakt. Ma mõtlen, Iraani süsteemi juhivad vaimulikud, radikaalsed vaimulikud. Nii on seda alati juhitud ja nii juhitakse seda ka praegu. Seda öeldes peame me samuti olukorra geopoliitilist külge ohjama. Ja siis on veel üks asi. Kui nemad on muutnud oma mõtteviisi või kui nad on muutnud oma lähenemist Ameerika Ühendriikide ja oma naabrite suhtes, siis anname sellele võimaluse toimida. Võib-olla see on muutunud. Mina ei ütle, et see on muutunud. Ma ütlen, et president tahab uurida, kas see on nii ja kui on, siis me saame teada. Aga me ei saa teada selle põhjal, mida nad ütlevad. Me saame teada selle põhjal, mida nad teevad. Mida Trump nüüd teeb? Miks Teheran riskis laeva ründamisega? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Laev Ever Lovely sai pihta, kui ta üritas läbida üht maailma kõige tundlikumat piirkonda. Hormuzi väin ühendab Pärsia lahte Omaani lahega ja koondab enda kaudu otsustava osa nafta ja gaasivoost, mis varustab mitmeid riike. Seetõttu põhjustab iga lask, iga raadios edastatud ähvardus, iga blokeeritud marsruut, kohese reaktsiooni turgudel, merevägedes ja diplomaatilistes ringkondades. Neljapäeval teatatud rünnak ei toimunud tühjalt kohalt. See tuli pärast nädalaid kestnud sõda, blokaade, memorandumite vahetamist, läbirääkimisi ja vastuolulisi signaale Washingtoni ja Teherani vahel. IRGC püüdis kehtestada lihtsat ja ohtlikku loogikat. Laev saab läbi ainult siis, kui järgib Iraani poolt aksepteeritud marsruuti. Käsk anti raadioside kaudu otse laevadele edasi. Tegelikult püüab režiim luua paralleelset võimu rahvusvahelisel veeteel. Just seal muutub kriis pelgast diplomaatilisest arutelust jõuprooviks. Kui maailm selle reegliga nõustub, saab Teheran võimu kaubalaevade, naftatankerite, kindlustusfirmade, sadamate ja hindade üle. Kui Washington reageerib, kasvab sõjalise konflikti oht. Ameerika vastus algas 2014 aastal 2 rindel. Sõjalisel rindel teatas Centicom F-16 hävitajate patrullimisest Lähis-Idas. Sõnumiga, et USA väed on endiselt kohal ja valvsad, viis Rubio selle teema poliitilisel tasandil lahe liitlaste ette ning rõhutas, et ühelgi riigil pole õigust nõuda tasu rahvusvaheliste vete kasutamise eest. Teherani kehtestatud tasudest on saanud kriisi üks punaseid jooni. Eriti pärast seda, kui ilmusid teated, et Iraan võib püüda saada kuni $40 miljardit aastas. Turvateenuste, navigatsiooni ja kontrolliga Hormuzi väinas. Lahe koostöönõukogu võttis sama seisukoha.
Manamas Bahreinis toimunud kohtumisel nõudsid Pärsia lahe riikide ministrid ja USA, et igasugune püsiv rahu käsitleks ka ballistilisi rakette, droone ning Teherani rahastatud või toetatud liitlasrühmitusi. Sõnum oli karm, sest see ei piirdunud ainult tuumateemaga. Araabia riigid tahavad, et leping käsitleks kogu probleemi. Iraan ei avalda survet ainult tsentrifuugidega. Ta avaldab survet ka relvarühmituste, rakettide, droonide, sadamate, mereteede ja energiasantaažiga. Rubio võttis sihikule ka raha. Washingtonis ja liitlaste seas on mure, et igasugune rahaline leevendus võib muutuda kütuseks proksirühmitustele, rakettidele ja uutele ohtudele. Seetõttu hakkasid Ameerika ametnikud ütlema, et külmutatud Iraani rahalised vahendid ei jõua otse Teherani valitsuseni. Esitatud idee on hoida raha kasutamise üle kontrolli, piiratud ja jälgitavate maksetega. Tundlik punkt on lihtne. Vahendite vabastamine ilma piiranguteta võib leevendada režiimi rahalist olukorda ja anda rohkem võimalusi kaudseks sõjaliseks tegevuseks piirkonnas. Teheran reageeris nii sisemiselt kui ka väliselt. Mohades Bagher Khalibov, üks režiimi keskseid tegelasi ja läbirääkimistega seotud isik, süüdistas Ameerika Ühendriike valetamises, öeldes, et külmutusest vabastatud Iraani varasid kasutatakse Ameerika põllumajandustoodete ostmiseks. See avaldus paljastas narratiivide võitluse. Washington püüab esitleda vabastamist kui kontrollitud mehhanismi, ilma otsese ülekandeta režiimile. Teheran püüab esitleda kokkulepet kui enda võitu ja lükkab tagasi kuvandi, just kui oleks ta aksepteerinud ameeriklaste poolt märgistatud raha. See vaidlus näitas samuti sisemisi lõhesid režiimis. Levinud uudistes hakati Khalibovi süüdistama karmimate ringkondade poolt selles, et ta edendas läbirääkimisi ja relvarahu otsuseid vastuolus kõrgeimale juhile omistatud suunistega. See tüli on oluline, sest Iraan püüab näida ühtsena, kuid läbirääkimised Trumpiga puudutavad võimu, raha, ideoloogilist uhkust ja sõjalist kontrolli. Kui režiim jaguneb, muutub välissurve tugevamaks. Kui režiim tunneb end nurka surutuna, püüab ta seda kompenseerida agressiivsete žestidega, näiteks ähvardustega merel. Kui Hormuzis keeb, on ka Lõuna-Liibanon sattunud kriisi keskmesse. Iisraeli kaitsevägi teatas, et on kõrvaldanud 6 Hezbollah liiget, kes kujutasid ohtu Iisraeli sõduritele. Osa tegevusest toimus Ali al-Altarhe-Ritši piirkonnas, kus Iisrael avaldab survet terrorirühmitusega seotud maa-alusele võrgustikule. Iisraeli kaitsevägi märkis samuti, et ei luba Hezbollah liikmetel sellest rajatisest väljuda ega piirkonnas tegutseda. See hoiab Liibanoni rinda avatuna ja takistab Iraanil kasutada Hezbollah vaba vahendina, et Iisraeli survestada ja suuremat kokkulepet segada. Kohalikud teated viitasid ka sellele, et Iisraeli hävitajad lendasid madalalt üle Lõuna-Liibanoni, suurendades piirkonnas ärevustunnet. Iisraeli sõnum on, et relvarahu ei kasutata kilbina Hezbollah ümberkorraldamiseks. Netanyahu rõhutas seda tooni, öeldes, et Iraani ja Hamasi vastu on veel ülesandeid täita. Veel on ülesandeid, mis tuleb täita. Jah, Iraani suhtes on veel asju, mida teha. Hamasiga seoses on veel asju teha, kuigi neil pole eriti tegutsemisvõimet. Nad teavad, et mõned nädalad tagasi minu, kaitseministri ja staabiülema juhendamisel kõrvaldasime massimõrva arhitektidest mõned. Tegelikult Hamasi komandör As al-Aldin al-Haddad. Ja kas teate, milline oli Hamasi vastus? Milline oli Hamasi vastus? 0. Mitte midagi. Ühtegi kuuli, ühtegi raketti, mitte midagi. Sest me tegime palju. Aga veel on palju teha, nii Hamasi, Hezbollah kui ka droonide osas. Me töötame selle nimel kogu jõu ja energiaga. Ta püüab selgelt näidata, et Iisrael ei pea sõda lõppenuks, kuni Teherani relvastatud harud on endiselt aktiivsed ja kuni Hamas jääb Gazas ohuks.
probleem Trumpi jaoks on see, et iga rinne on omavahel seotud. Kui Iisrael survestab Hezbollaht Liibanonis, kasutab Iraan vastuseks Hormuzi väina. Kui Iraan ähvardab laevu, suurendavad Ameerika Ühendriigid patrulle ja diplomaatilist survet. Kui Washington vabastab piirangutega ressursse, süüdistab Teheran neid valetamises ja püüab seda sammu võiduna müüa. Kui Pärsia lahe riigid nõuavad kontrolli rakettide ja prokside üle, siis Teherani liitlased tegutsevad Punases meres, Adeni lahes ja Bab al-Mandebis. Kriisist on saanud üks suur mängulaud, kus on palju koridore ja päästikuid. Ka Houthid on selles süsteemis esile kerkinud. Abdul Malik al-Houthi ähvardas taas reageerida igasugusele Iisraeli kohalolekule Somaalimaal, viidates Adeni lahele, Bab al-Mandebile ja Punasele merele. See ähvardus näitab, kuidas Iraaniga seotud telg püüab laiendada merelist survet kaugemale Hormuzist. Hinnang, mis ringleb Venemaa, Iraani ja Jeemeni lähenemise kohta, sobitub sellesse raamistikku. Jutt ei ole ainult ühest tabamuse saanud laevast, vaid ka katses strateegilisi kaubateid erinevatest punktidest ümber piirata. Reza Pahlavi, Iraani režiimi vastane paguluses, sekkus samuti arutellu, kommenteerides, et iga Trumpi uus postitus muudab pealkirju ja poliitilist tõlgendust Iraani teemal. Väga kõrge hind. President Trump alustas seda sõda, andes suuri lubadusi režiimi muutmise kohta ja suuri lubadusi Iraani rahvale. Kas olete pettunud selles, kuidas ta selle lõpetas? Ma ei tea, kas see on juba lõppenud, sest nagu sa tead, iga paari tunni tagant tuleb sellelt presidendilt uus säuts ja äkki muutub pealkiri ühelt asjalt teisele. Seega ma ei omista erilist tähtsust ühelegi tehtud avaldusele. Ja tegelikult ma lihtsalt jälgisin natuke seda, mis Evianis otseülekandes toimus. Sellel ütlusel on kaal, sest see näitab nende inimeste ärevust, kes tahavad režiimi kukkumist näha. Aga ta mõistab ka, et iga Trumpi lause paneb liikuma valitsuse, opositsiooni, turu ja liitlased. Selle grupi jaoks seisneb oht selles, et kokkulepe võib survet leevendada ilma režiimi struktuuri lammutamata. Trumpi jaoks seisneb väljakutse selles, et saada järeleandmisi ilma Teheranile finants- ja sõjalist võitu andmata. Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelise memorandumiga nähti ette ajavahemik, 60-päevane periood turvaliseks läbipääsuks. Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelise memorandumiga nähti ette ajavahemik. Rünnak laevale Ever Lovely tabab seega otse selle kokkuleppe südamesse. Kui Teheran lubab või viib läbi rünnakuid laevade vastu turvaakna ajal, kaob usaldus. Kui Washington ei reageeri, nõrgeneb Ameerika autoriteet. Kui reageeritakse liiga tugevalt, võib vaherahu kokku variseda. Just selles kitsas ruumis valmistab Trump vastulööki, patrullides, diplomaatiliste ähvardustega, rahalise survega ja nõudes, et Pärsia lahe liitlased jääksid läbirääkimiste laua juurde. Hormuzi väinast on saanud suurema vaidluse nähtav piir. Ühelt poolt püüab Trump hoida survet loovutamata meretee Teheranile. Teiselt poolt püüab Iraani režiim kasutada laevu, Iraani toetatud rühmitusi ja külmutatud raha, et endale eeliseid välja pressida. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare. Nii saad olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.